See oli hetk, mil mu lapselaps rääkis pärast 7 aasta vaikust oma esimesed sõnad. Sel hetkel mõistsin, et keegi mu peres soovis mind lahkuda. Minu nimi on Margaret Hail. Olen 67-aastane ja elan Austinis, Texas, rahulikus põhjapoolses osas, tagasihoidlikus majas, mille tasusin aastaid tagasi hoolika töö ja veel hoolikama säästmisega. Ma ei oleks kunagi uskunud, et pean rääkima sellisest loost. Oma vanuses arvasin, et üllatused kuuluvad noortele. Olin vale ja see ei olnud ainus asi, milles eksisin. See esmaspäeva hommik algas nagu iga teine päev, mis varjas enda armastuse maski all. Mu poeg Daniel seisis mu sõiduteel, laadides kohvrit oma SUV tagakotta. Ta vaatas kella, tema mõtted olid juba ammu mujal. Tema naine, Clare, seisis läheduses, nagu alati laitmatuna, tema naeratus oli harjutatud ning hääl pehme, kuid silmad ei peegeldanud kunagi tõelist soojust. Nad olid minemas 7-päevasele retriidile, ei ühtegi töökõnet, ei stressi, ainult nemad 2 ja kuurort kaugel Austini linnast. Ja nad jätsid oma poja mu hoole alla. Noah, alles 7-aastane, oli omaealiste seas väike, tume silmad, mis ei jätnud ühtegi detaili märkamatuks, ametlikult mitteverbaalne alates beebiast. Arstid kasutasid termineid nagu piiratud suhtlemine ja arengupeetus. Aastate jooksul olid need sõnad muutunud faktideks, mida enam ei küsitud. Keegi peale minu. Ma armastasin seda poissi ägedalt. Jah, tema eest hoolitsemine kurnas mind, kuid samas andis see mu päevadele mõtte. Vaikus teeb seda. Ta paneb sind rohkem kuulama. Ta paneb sind märkama asju, mida teised eiravad. Kas sa oled kindel, et suudad terve nädala hakkama saada, küsis Daniel, mitte esmakordselt. Tema toon kandis muret, kuid ka kergendust, see on tunne, mida inimesed tunnevad, kui vastutus antakse edasi. Ma kasvatasin sind üksi pärast su isa surma, ütlesin, tõmmates oma sviitrit tuulekülma hommikuhu vastu tihedamalt. Ma saan hakkama oma lapselapsega. Clare astus lähemale ja jättis mu köögile laua peale väikese kasti. Kasti sees olid kenasti korraldatud teepakid, igaühel silt tema korrektses käsikirjas. Taimesegu magamiseks ja vererõhu alandamiseks. Joo 1 iga õhtu. See aitab ka mälule, ütles ta kerge, magusa häältooniga, nagu oleks see kingitus. Ma tänasin teda, sest nii teevad viisakad naised, isegi kui midagi nende sees pingutab ilma selge põhjuseta. Noah seisis vaikselt minu kõrval, hoides oma lemmiktekkide fraktsioonist kinni. Ta ei vaadanud oma vanemaid, kui nad temaga hüvasti jätsid. Ta vaatas mind. Tema sõrmed libisesid minu käe külge ja tema haare oli tugevam kui tavaliselt. Kui auto lõpuks tänavalt kadus, muutus kodu. Ma tundsin seda kohe. Õhk rahunes. Pinged kadusid. Meie olime nüüd kahekesi. 7 päeva pärast, ütlesin õrnalt Noahile, kui me tagasi tuppa läksime. Ainult sina ja mina, ta vaatas siis mind tõeliselt. Ja selle lühikese hetke jooksul liikus meie vahel midagi, teadlikkus, soov, peaaegu nagu küsimus, mis ootas vastust. Siis pööras ta pilgu ära, istus põrandale ja hakkas nagu alati oma mänguasju ritta seadma. Ma ütlesin endale, et kujutlesin seda. Peagi sain aru, et kujutlusel ei olnud sellega midagi pistmist. Esimesed paar tundi möödusid vaikselt, nagu ma olid oodanud. Noah istus elutoa vaibal, sättides oma mänguloomi täpsetesse ridadesse, kohendades neid korduvalt, kuni need temale õiged tundusid. Mina töötasin söögilaua taga ristsõnaga, kuulates kodututtavaid helisid, kui see aeglaselt kohanes. Clarei pideva juhendamise ja meeldetuletuste puudumisel tundus koht pehmem ja peaaegu lahkem. Keset hommikut otsustasin tee teha. Tundus tobe seda kohe vältida. Clare märkaks, kui ma terve nädala karbi kallale ei läheks. Lisaks ütlesin endale, et olen lihtsalt paranoiline. Ta võis olla kontrolliv, kuid mind mürgitada oleks isegi minu kujutlusvõime jaoks liiga dramaatiline. Täitsin veekeetja ja panin ühe korralikult sildistatud teepaki oma lemmikutassi. Kui vesi soojenema hakkas, tõusis õrn aroom üles. Kamill, jah, aga ka midagi teravamat, meditsiinilist, nagu kliiniku siseruum. Kahtlesin hetkeks. Seisin seal, vaadates auru, öeldes endale, et ma ei tohi olla naeruväärne. Vanus teeb kahtlustele kummalisi teeneid. Hakkad nägema ohtu seal, kus seda pole. Just siis kuulsin liikumist enda taga.
mitte pehmet astumist, millega olin harjunud, vaid sihikindlaid samme. Aeglaselt, ettevaatlikult. Veekeetja klõpsatas kinni. Tõstsin selle üles, valasin vee ja vaatasin, kuidas vedelik tumenes rohkem, kui Camille kunagi peaks. Siis kostus hääl, mis peatas mu südame. Vanaema sosistas see vaikselt, peaaegu nagu sosin, kuid oli selge ja täpselt vormitud. Ära joo teed. Mu käsi tõmbles. Tassi serv kaldus, kuum vedelik pritsis leti peale. Pöörasin end nii kiiresti, et peaaegu kaotasin tasakaalu. Noah seisis ukseavas. Ta vaatas otse mulle silma, mitte mööda minust, mitte alla põrandale. Just mulle. Vanaema, palun ära joo seda. Tuba tundus järsku liiga väike. Õhk liiga õhuke. Mu kõrvus helises, nagu oleksin liiga kiiresti püsti tõusnud, kuigi ma ei olnud liikunudki. Noah, ütlesin või vähemalt püüdsin. Minu hääl kostis nõrgana. Kas sa just rääkisid? Ta noogutas. Lihtne liigutus, rahulik, nagu see oleks maailma kõige loomulikum asi. Mu põlved andsid alla ja istusin raskelt leti äärde. 7 aasta jooksul olin ma kujutanud ette tema häält, kõrget või madalat, pehmet või karmimat. Olin kujutanud ette esimesi sõnu, esimesi lauseid, hetki, mis kunagi ei saabunud. Ja nüüd olid need kõik korraga kohal, ootamatult. Sa saad rääkida, sosistasin. Jah, vanaema. Kui kaua? Ta vaatas oma käsi, keerutades särgi kangast. Pikka aega. Midagi mu rinnus purunes. Rõõm püüdis sisse tungida, kuid hirm tuli enne kohale. Miks sa kellelegi ei öelnud? Ta astus lähemale, tema väike nägu oli pinges millegagi, mida ükski laps kanda ei tohiks, sest ema ütles, et ma ei tohi. Ta ütles, kui ma räägin, juhtub sinuga halbu asju. Need sõnad maandusid aeglaselt, ükshaaval, igaühega raskemaks muutudes. Vaatasin tassi leti peal, tumede ja auramas, justkui ei oleks midagi valesti. Mu süda hakkas kiiremini lööma. Mida sa silmas pead halva asja all, kullake? Noah neelas. Ema pani teesse midagi. Küpsetav vaikuse hetk, mis meie vahel valitses, oli äkki lõhutud, kui mu lapselaps Noah astus kööki. Tema silmad peegeldasid tõde, mida ta oli liiga kaua varjanud, ja mul oli tunne, et see hetk võis muuta kõike. Varem olin arvanud, et tema vaikimine on nõrkus, kuid nüüd mõistsin, et see oli hoopis tema vangla. Köögis valitses ainult kellukese vaikselt tiksumine ning tee tilkumine, mis laiali valgus põrandale, justkui peegeldades mu sees toimuvat kaost. Ma vaatasin purunenud kruusi, mille kukkumine oli mind peaaegu puudutanud ja mõistsin, et maailm, milles elasin, oli justkui purunenud. Tõmbasin Noa endale lähemale, kallistasin teda tihedalt. Ta oli soe ja tõeline, mitte mingi nägemus ega unenägu, vaid elav laps, kellele olin alati toeks. Sa ei pea kunagi kartma minuga rääkida, ütlesin, kuigi mu hääl värises, püüdes säilitada rahu. Iialgi, Noah toetas end esialgu ettevaatlikult mu õlale, kuid peagi lõdvestus ta. Ma tahtsin sulle varem öelda, vanaema, sosistas ta. Kord pärast teist, aga ema jälgib kõike. Ma istusin tagasi ja vaatasin teda, tõeliselt vaatasin. Ta ei olnud enam see vaikne laps, keda kõik uskusid tundvat, vaid hoopis keegi, kes elas 2 elu omaenda kodus. Räägi mulle, ütlesin ma, räägi kõike. Meil on nüüd aega. Noah noogutas, tõmmates aeglaselt hinge, justkui valmistuks millegi raskeks. Ema õpetas mulle, kuidas teeselda, rääkis ta. Kui ma olin väike, ütles ta, et arstid armastavad vaikseid lapsi. Kui ma räägin, panevad nad mind süstima, mis teeb haiget ja paneb mind terve päeva magama. Mu kõhus pööras midagi äkki. Ta ütles, et isa oleks ka kurb. Et ta arvaks, et ma olen katki. Mõistsin, et see ei olnud lihtsalt distsipliin, vaid hoopis tingimine. Kui kaua sa oled teadnud, kuidas rääkida? Noah, küsisin ma, ta mõtles hetkeks. 3-aastasest peale, võib-olla varem. Mäletan sõnu juba enne, aga siis hakkasin vastama peas, mitte valjusti, 3-aastaselt. Sulgesin silmad, kujutades ette väikelast, kes õpib, et vaikimine on ohutum kui tõde. Kas su isa teab, et sa saad rääkida? Küsisin. Noah raputas pead. Ei, mitte päriselt. Mõnikord arvan, et ta kahtlustab, et midagi on valesti. Aga ema ütleb talle, et ma olen habras. Et liiga suur muutus teeks mulle haiget, iga lausega selgus pilt üha enam.
Clare ei kontrollinud mitte ainult meie kodu, vaid ka lugu, mida kõik uskusid tema poja kohta. Ma kuulen asju, jätkas Noah. Kui nad arvavad, et ma magan, räägivad täiskasvanud öösel valjusti. Ema ütleb, sa muutud aina hullemaks. Unustad asju ja teed halbu otsuseid. Ta ütleb, varsti sa ei saa üksi elada. Mälestus tõusis pinnale. Clare'i õrnad soovitused. Võib-olla peaksid asju kirja panema. Võib-olla on aeg abi kaaluda, olin alati arvanud, et ta on lihtsalt hooliv. Millal ta hakkas asju mu teesse panema, küsisin ma vaikselt. Noah ei kõhelnud. Umbes 2 aastat tagasi, kui ta mu kõrval istus, tundsin, kuidas mu süda seiskus. See on siis, kui sa hakkasid pidevalt diivanil magama, ütles ta. Ja sõnu unustama. Ema ütles, et see on normaalne, et vanad inimesed hajuvad. Need sõnad lõid mind nagu rusikas kõhtu. Vanad inimesed hajuvad, mõtlesin ma, ja see tundus mulle haiget tegevat. Ta purustab tablette, lisas Noah vaikselt. Ta paneb need tee peale, et sa ei näeks. Mu käed tõmbusid rusikasse mu süles. Miks sa mulle nüüd sellest räägid, küsisin ma, kuigi teadsin juba vastust. Sest nad on kadunud, vastas ta. Ja eile kuulsin ma ema telefonivestluses. Ta ütles, et see nädal peab olema tugevam, kiirem. Noah vaatas mind, tema näol oli hirmusäde. Vanaema, ma ei tahtnud, et sa kaoksid. Toas valitses äkitselt surmav vaikuses, kuid seekord ei olnud see rahustav. See oli vaikuse tunne, mis tõi endaga kaasa äratundmise. Mu lapselaps ei olnud vait, kuna ta ei suutnud rääkida. Ta oli vait, sest püüdis ellu jääda. Ma ei hakanud nutma. See üllatas mind hiljem, kui ma sellele hetkele tagasi mõtlesin. Olin oodanud pisaraid, värinaid, mingisugust kokkuvarisemist. Selle asemel kattis mind kummaline rahu. Rahu, mis tuleb siis, kui hirm saab lõpuks kindla kuju. Hoolimine oleks olnud segane ja ettearvamatu. Kuid see, mida Noah kirjeldas, ei olnud ei seda. See oli plaan. Valasin purustatud teekraanikaussi, loputasin tassitükid prügikasti ja pühkisin leti puhtaks aeglaste, teadlike liigutustega. Noah jälgis mind tähelepanelikult, nagu üritaks ta mõõta, kas ma varisen kokku. Clare'i rahuldus ei olnud see, mida ma isegi tema puudumisel pakkuda tahtsin. Räägi mulle telefonikõnest, ütlesin, kui olime taas laua taga istunud. Noah painutas käed kokku, nagu ta alati tegi, kui oli keskendunud. Ema pakkis magamistoas. Ta arvas, et ma mängin oma rongidega. Ta pani telefoni kõlarisse. Ta tegi pausi, siis jätkas, kordades sõnu häiriva täpsusega. Ta ütles, et sa kestad kauem, kui ta ootas, et tabletid toimivad, aga mitte piisavalt kiiresti. Ta naeris veidi ja ütles, see reis oli ideaalne, sest keegi ei küsiks küsimusi. Mu rind tõmbus kinni. Kas ta ütles veel midagi? Ta ütles, et tegi seekord tee tugevamaks, piisavalt, et sa ei ärkaks pärast paari päeva. Ta ütles, isa oleks lõpuks vabaks saanud. Vabaks. Maitsesin seda sõna nagu midagi kibedat keelel. Kas su isa ütles midagi, küsisin. Noah kõhkles. See ütles rohkem, kui sõnad oleksid suutnud. Ta ütles, et see tegi ta närviliseks. Ta küsis, kas see on ohutu. Ema ütles, et arstid süüdistavad su vanust ja südant. Ta ütles, et mehed paanitsevad alati enne, kui asjad on tehtud. Sulgesin silmad. Daniel oli alati konfliktidest hoidunud. Juba poisina eelistas ta vaikust konfrontatsiooni üle. Clare oli seda kiiresti õppinud. Tema rääkis, tema allus. Aja jooksul muutus allumine lubamiseks. See ei olnud hooletuse õnnetus. See oli koostöö hirmu kaudu. Noah nihkus oma toolil. Ema ütleb, et sa oled kangekaelne, lisas ta vaikselt. Et kui sa ei aeglustu, siis rikud sa kõik. Kõik, maja, säästud, tulevikku, mida ta ette kujutas. Korraga ütles ta, kui sa lahkud, müüb isa maja ja kolib lähemale oma õele. Ta on juba veebis kohti vaadanud. Mu rinnus tõusis aeglane tuleleek. See ei olnud metsik viha, vaid midagi kindlat. Eesmärk. 2 aastat olin kahtlenud endas, süüdistanud oma keha, kahtlenud oma mõistuses. Olin vabandust palunud asjade unustamise pärast, mis polnud kunagi kadunud. Olin vastu võtnud abi, mida mul ei olnud vaja.
kõik sellepärast, et keegi oli otsustanud, et minu elu on ebamugav. See ei olnud kunagi minu tervise pärast mure, ütlesin valjusti. Rohkem endale kui Noahile. See oli kontrolli nimel. Ta noogutas. Talle meeldib, kui inimesed teevad, nagu tema ütleb. Vaatasin teda siis tõeliselt. Laps, kes oli õppinud mustreid, mida täiskasvanud keeldusid nägemast. Laps, kes oli mõistnud, et vaikus võib olla kilp. Ta valis selle nädala põhjusel. Pole pealtvaatajaid, pole katkestusi, keegi ei kontrolli mind. Noahi hääl langes. Ta ütles, et kui midagi juhtuks, oleks isa liiga kurb, et selgelt mõelda. Et lein paneb inimesi allkirjastama asju, lugemata. Ja seal see oligi. Viimane tükike klappis paika. Clare ei olnud lihtsalt korraldanud minu surma. Ta oli planeerinud ka selle, mis järgneb. Paberitööd, raha, loo, mida kõik endale räägivad, et öösel rahus magada. Venitasin üle laua ja võtsin Noahi kätest kinni. Kuula mind väga hoolikalt, ütlesin. Sa tegid täpselt õige asja. Sa päästsid mu elu. Tema silmad täitusid pisaratega, kuid ta ei hakanud nutma. Mis nüüd saab, küsis ta. Sirutasin selga, tundes, kuidas midagi minus lukustub. Nüüd lõpetame näitamast, et mina olen ainus ohus. Sest kui ta suudab mind vaigistada, ütlesin aeglaselt, ei peatuda kunagi ka sinu vaikimise kasutamises. Ja sel korral ei kavatse me vaikselt kaduda. Ootasime hilisõhtuni. Ma ei tea täpselt, miks. Võib-olla lootis osa minust, et ma eksin. Võib-olla vajasime päeva valgust, et silmitsi seista sellega, mis tuleb. Noah istus mu kõrval diivanil, vaikne taas, iga kord, kui auto mööda sõitis, tema keha libisedes tagasi rolli, mida ta oli mänginud enamiku oma elust. Kui maja oli vaikne, tõusis ta. Vanaema, ütles ta vaikselt. Nüüd, kui kedagi ei ole, on sul midagi näha. Mu kõht tõmbus kokku. Mis see on? Emme hoiab pabereid mu toas. See üksi oli juba kummaline. Clare vihkas segadust. Ta vihkas asjade jätmist kohtadesse, kuhu nad ei kuulunud. Mõte, et ta peitis midagi lapsetoas, tähendas, et ta uskus, et see on maja kõige turvalisem koht. Ta arvab, et ma ei oska lugeda, lisas Noah. Ja ta arvab, et keegi ei vaata kunagi mu voodi alla. Me läksime ükshaaval üles. Iga samm tundus valjem kui peaks, justkui kuulis maja meid. Noahi tuba oli väike ja korras, liiga korras 7-aastase jaoks. Mänguasjad olid ritta asetatud, mitte laiali pillutatud. Voodikate oli sile, tihedalt nurkadesse torgatud. Ta põlvitas ja ulatas voodi alla, tõmmates välja õhukese kartonkarbi. Sees oli manilakaust, paks ja raske. Mu käed värisesid, kui ma seda avasin ja voodi äärele istusin. Noah ronis mu kõrval üles, nii lähedal, aga mitte puudutades, justkui valmistudes millegi jaoks. Esimene leht, mille ta avas, oli trükitud meditsiiniliselt veebilehelt. Seal rääkisid nad vananevate inimeste kognitiivsetest langustest. Mitmed lõigud olid esile tõstetud. Mälukaod, suurenenud väsimus, segadus, isiksuse muutused. Alla neelasin raskelt. Järgmine leht käsitles ravimite koostoimeid eakatel patsientidel, rahustid, vererõhuravimid, hoiatused kumulatiivsete mõjude kohta. Üha rohkem esile tõstetud lõike, rohkem märkmeid marginaalides. Aeglaselt annustamine vähendab kahtlusi. Tundsin külma värinat. 3. leht oli veelgi hullem. Kuidas hooldada eakaid sugulasi, kui iseseisev elu muutub ohtlikuks? Teatud lõikude kõrval olid käsitsi kirjutatud märkmed. Vältige vastasseise. Dokumenteerige käitumise muutused. Kontrollige ravimi tarbimist. Aeglane sõltuvus on võtmetähtsusega. Ma suutsin vaevu hingata. Siis jõudsin kausta viimasele sektsioonile. Üksikasjalik märkmikuleht, kuupäevad kenasti ja metoodiliselt üles kirjutatud, edusammude logi maha. Minu algustähed 12. Jaanuar, annuse tõus, kerge segadus. 3. märts, uinusin vestluse keskel. Ilma vastupanuta. 18. mail küsis rahanduse kohta, suunamine toimis. Augustis 7 naabrit kommenteerisid langust. Ole tähelepanelik. 2. oktoober, kiirenda plaani reisiperioodi jooksul. Mu nägemine hägus.
see ei olnud mure, see oli katsetamine. Lehe allosas oli üks viimane rida kahekordselt alla joonitud. Prognoositud tulemus 72 tunni jooksul pärast annuse suurendamist. Ilma nime, ilma emotsioonita, lihtsalt kindel. Surusin paberi rinnale ja sulgesin silmad. Ühel hetkel tundsin iga päevade koormust, mil olin end kahtlema pannud. Iga vabandust, mille olin teinud väsimuse pärast. Iga kord, kui olin oma hirmu naeruga maha surunud. Noah vaatas mind, tema nägu oli kahvatu, kuid kindel. Ta kontrollib seda mõnikord, ütles ta. Kui kaust on liikunud, siis ta märkab seda. Võtsin sügava hinge ja sundisin end mõtlema. Me paneme selle täpselt sinna, kus see oli, ütlesin. Täpselt. Ta noogutas kohe. Ma tean, kuidas. Asetasime kausta tagasi, libistasime kasti jälle voodi alla ja silusime teki just nii, nagu see oli olnud. Noah kohandas mänguasju, kuni need olid ideaalsed. Siis läksime tagasi alla. Köögis langes päikesevalgus soojalt ja tavaliselt põrandale. Tuginen leti peale, äkitselt väsinud. Mitte nõrkuse pärast, vaid selguse tõttu. Nad ei oodanud, et ma langeksin. Nad tegid seda juhtuma. Vaatasin oma lapselastele, sellele vaprale, vaiksele tunnistajale kuriteole, mis oli toimumas avalikult. Aitäh, et usaldasid mind, ütlesin pehmelt. Ta kohtus mu pilguga. Sa uskusid mind. Ja siis taipasin, et see oli ainus asi, mida Clare kunagi ei planeerinud, sest nüüd oli mul tõendusmaterjal ja ma ei olnud enam üksi. Sel ööl ei maganud ma lamades voodis, kuulasin, kuidas maja hingas. Iga kriuks ja sikk kõlas nüüd sihikindlalt. 2 aastat oli see koht olnud mu kodu. Nüüd tundus see nagu lava, kus olin teadmatuses mänginud Clare'i määratud rolli. Segaduses vana naine, kahanev ema, takistus, kes vaikselt eemaldus. Hommikuks oli hirm muutunud kindluseks. Käesoleva päeva hommikul, kui kell näitas 9, olin ma teadlikult muutunud aeglasemaks. Clare'i silmis mängisin ma nõrka, lastes oma käed kohvi valades veidi väriseda. Naabri terehüüd kostus üle tänava ja ma kordasin oma sõnu, et näida unise ja väsinuna. Kui telefon helises ja Daniel helistas puhkekohast, muutsin oma hääle sihilikult kurnatuks. Sa kõlad väsinuna, ema, ütles ta. Naeratasin telefoni, teades, et mu vale mängib oma osa. Arvan, et ma ei saanud hästi magada, vastasin ma. Vaikus, mis järgnes, oli kergenduse täis, mitte mure. Pärast Danieli kõnet tegin ma oma esimese helistamise. Mitte politseisse, veel mitte, vaid oma advokaadile Richard Levensonile, kes oli mu abikaasa surma järel minu seaduslikke asju korraldanud. Ta teadis, kui täpne, ettevaatlik ja iseseisev ma olin. Kui ta kuulis mu häält, kõlas ta hääles ettevaatlikkus. Margaret, ütles ta hellalt, kas sa tunned end hästi? See küsimus rääkis mulle kõike, mida ma pidin teadma. Clare'i jutt oli juba oma töö teinud. Ma pean sind täna nägema, ütlesin ma vaiksemalt. Ja mul on vaja sinu usaldusväärset meditsiinilist suunamist. Jällegi vaikus, kuid siis muutus tema hääl kindlamaks. Olen tunni aja pärast valmis. Käisin Noahaga Richardi kontoris, rääkides talle, mida me teeme. Ta kuulas hoolikalt, nõudes nagu keegi, kes oli palju vanem kui 7-aastane. Inimeste ees jääme me muutumatuks, tuletasin ma talle meelde. Vaikne, mitte ühtegi sõna. Ta hingas aeglaselt välja. Ma tean, et suudan sellega hakkama saada. Ja ma mängiksin nõrgemat, unustavat ja koostöövalmimat. Kui me lõpuks Richardi kontorisse jõudsime, värisesid mu käed tõeliselt, kuid mitte vanuse tõttu, vaid adrenaliini tõttu. Arst, kelle Richard mulle suunas, oli põhjalik. Pereliikmeid polnud kohal, ei Clare'i ega Danieli. Vereanalüüsid, kognitiivsed testid, küsimused, mis olid mõeldud tõelise allakäigu tabamiseks. Läbisin need kõik. Kuid midagi muud ilmus selgelt välja, pikaajaline rahusti tarbimine, madal annus, kumulatiivne, piisav, et tuhmida reaktsiooniaega ja mälu piisav, et muuta terve naine habras tunduma. Arst vaatas mind hoolikalt. Keegi on sind pikka aega ilma sinu teadmata ravinud, ütles ta. Notsisin. Ma teadsin juba. Kui ma lõpuks koju jõudsin, olid mu käed esmakordselt pärast pikka aega rahulikud. Õhtul helistas Richard. See on tõsine, Margaret, ütles ta. Kuritegelik. Ja laps on samuti ohus.
See sõna oht oli see, mida ma pidin kuulma. Mitte ainult mina, vaid ka Noah. Hakkasime kõike dokumenteerima, teepakid, ajajoon, meditsiinilised dokumendid, kaust voodi all. Fotografeerisin tõendeid ja panin koopiad kohtadesse, kuhu Clare kunagi ei ulatuks. Samal ajal jätkasin ma etteastet. Kui Daniel uuesti helistas, unustasin, mis päev see on, kui Clare saatis sõnumi, küsides, kas ma joon teed, vastasin, et see aitab mul nii sügavalt magada, et ma vaevu mäletan oma unenägusid. Ta saatis tagasi naeratava emotikoni. Sel õhtul istus Noah laua ääres minuga vastamisi, sosistades, kui me oma järgmisi samme planeerisime. Ta tuleb peagi tagasi, ütles ta. Notsisin. Jah, ja kui ta seda teeb, arvab ta, et on juba võitnud. Ulatasin oma käe üle laua ja pigistasin tema kätt, kuid seekord olime me valmis ootama. Nad ei tulnud tagasi ohvritena, vaid tunnistajatena. See päev oli neljapäeva pärastlõuna, kui nende auto tegi sõiduhoovi sissepöörde. Noah jäigastus mu kõrval, seejärel sulandus ta tagasi oma vaikusesse, nagu mask, mida ta oli liiga kaua kandnud. Laskusin õlgadega alla ja aeglaselt, just piisavalt, et näha ebakindel välja. Esimesena astus tuppa Clare. Ta nägi välja värskendatud, päikese käes soojenenud, naeratades nii muretult, et inimesed usaldasid teda koha pealt. Ta läks kööki, visates pilgu leti poole ja tema silmad libisesid teesüsteemi suunas. Seal oli kalkulatsioon, vaikne kontroll. Kas sa mäletasid oma teed igal õhtul, Margaret? Küsis ta kergelt. Enamasti, vastasin, hõõrudes oma templite vahel. See aitab. Ma magan praegu nii palju. Tema naeratus laienes. Peale Clare astus tuppa Daniel, väsinud, kuid rahulolev. Ta kallistas mind, jäädes sekundiks kauemaks, justkui kinnitades midagi, millesse ta soovis uskuda. Sa näed kahvatu välja, ema, ütles ta. Noh, ma arvan, et see juhtub, vastasin ma mu vanuses. Clare telefon vibreeris. Ta vaatas sellele peale ja tõstis seejärel pea. Oh, enne kui unustan, ütles ta juhuslikult, meil on homme kohtumine, spetsialistiga, lihtsalt igaks juhuks. Noogutasin. Muidugi. Selle õhtu hiljem, pärast seda, kui nad olid magama läinud, tuli läbi Richardi viimane kõne. Kõik oli valmis. Järgmisel hommikul ootas Clare kontrolli. Kuid ta ei oodanud koputust uksele. Seal seisis 2 inimest, arst, keda ta ei tundnud, ja naine lastekaitseteenistusest. Clare naeratus kadus. Kas midagi on valesti, küsis ta. Arst rääkis rahulikult. Peame rääkima Margaretiga privaatselt. Clare silmad põrkasid Danieli poole. Ta nägi segaduses ja ebamugav välja. Tõusin aeglaselt. Mu käed ei värisenud. Ja siis tegi Noah midagi, mida Clare polnud planeerinud. Ta rääkis. Ma saan rääkida, ütles ta. Tuba tardus. Clare pöördus nii kiiresti, et peaaegu lasi oma telefoni maha. Daniel vaatas oma poega nagu esmakordselt. Noah kõndis ruumi keskele. Tema hääl oli tasane, selge. Ema ütles, et pean teeselda. Ta ütles, et kui ma räägin, kaob vanaema. Ta ütles, et keegi ei usuks mind. Vaikus langes nagu raske kaal. Lastekaitseteenistuse töötaja kükitas Noahi tasemele. Kas sa saad rääkida rohkem? Ta noogutas. Ja ta rääkis. Pillidest, teest, ähvardustest, öödest, mil ta kuulatas, kaustast oma voodi all. Ta ei kiirustanud. Ta ei nutnud. Ta rääkis nagu keegi, kes oli kaua oodanud, et teda kuuldaks. Siis karjus Clare. See ei olnud eitamine, vaid viha. Ta on segaduses. Ta ei saa aru, mida ta ütleb. Arst pöördus tema poole. Oleme juba tõendusmaterjali läbi vaadanud. Danieli nägu kaotas värvi, kui tõde lõpuks teda nurka surus. Ta üritas rääkida, kuid ebaõnnestus, seejärel vajus toolile. Ma ei tahtnud seda, sosistas ta. Keegi ei vastanud talle. Clare viidi välja tunni jooksul. Daniel jäi paberite, küsimuste ja reaalsusega, mida ta ei saanud enam vältida. Noah istus mu kõrval, taas vaikne, tema käsi oli mu omas soe. Esmakordselt pärast seda, kui olin teda kohanud, usuti teda. Mitte sellepärast, et ta oli valju, vaid sellepärast, et tõde ei saanud enam kuhugi peituda. Maja vaikis taas pärast nende lahkumist.
See ei olnud see raske vaikus, mis surub kõrvadele, vaid pehmem, nagu avanev ruum. Võimalus. Noah istus köögilaua ääres, jalgu õtsutades, vaadates, kuidas päikesevalgus aeglaselt põrandale roomas. Keegi ei jälginud teda enam, keegi ei mõõtnud tema tegemisi. Ta rääkis siis, kui tahtis, ja see üksnes tundus nagu ime. Järgnevate nädalate jooksul hakkas elu hoolikalt ümber korralduma tükkhaaval. Noah jäi alguses minuga ajutiselt, kuid peagi muutus see püsivaks. Spetsialistid kinnitasid seda, mida ma juba olin aru saanud, ta ei olnud mitteverbaalne. Ta oli sügavalt intelligentne, traumatiseeritud, vaikusesse tingitud. Õige toe abil tulid tema sõnad iga päevaga kergemini. Mõnikord voolasid need välja puhangutena, mõnikord aeglaselt, kuid alati ausalt. Minu jaoks hajus udu täielikult. Ilma rahustiteta teravnesid mu mõtted. Ma ärkasin puhanult, mäletades nimesid, kuupäevi ja väikeseid rõõme, mis ma arvasin, et vanus on minult ära võtnud. Selgus, et mu meel ei olnud kunagi ebaõnnestunud, see oli lihtsalt maetud. Õigusmenetlused edenesid vaikselt. Clare seisis silmitsi süüdistustega mürgitamises ja laste väärkohtlemises. Daniel kaotas hooldusõiguse, mitte sellepärast, et ta oleks olnud julm, vaid seepärast, et oli valinud hirmu kaitse asemel. See tõde traumas teda rohkem kui miski muu karistus. Uuendasin oma testamenti, lukustasin oma kontod, seadsin kõik kaitsemehhanismid paika, et keegi ei saaks enam kunagi minu nimel rääkida ilma mu nõusolekuta. Kuid tõeline tervenemine ei tulnud paberitööst. See sündis õhtuti, kui Noah ja mina istusime laua ääres, tehes kodutööd, rääkides dinosaurustest, kosmosest ja küsimustest, mis ta oli enda sees hoidnud aastaid. Mõnikord peatus ta lause keskel, üllatunud oma hääle üle. Mulle meeldib nüüd rääkida, ütles ta kord. Ma naeratasin. Mulle ka. Vaikus oli meie peres olnud relv, viis kustutada, kontrollida, muuta ebamugavad inimesed märkamatuks. Kuid vaikust saab murda. Ja kui see juhtub, ei sosista see. See räägib tõde. 5 eluõppetundi sellest loost, esiteks, vaikus ei tähenda nõrkust. Teiseks, kontroll peitub sageli lahkuse taha. Kolmandaks, lapsed näevad ja mõistavad palju rohkem, kui me arvame. Neljandaks, usalda oma sisetunnet, isegi kui teised seda ignoreerivad. 5, tõe rääkimine õige ajal võib päästa elusid. Kui jäid minuga lõpuni, siis aitäh. Millise õppetunni sa sellest loost võtsid? Millises linnas sa vaatad? Palun jäta like, jaga ja kommenteeri, et see lugu jõuaks teisteni, kes peavad seda kuulma.